Eesti noor, ka võib-olla lähiriikide noor ei tea, mis sotsiaalne ettevõtlus on. Ja teda ei huvita ka integratsioon, vaid tema jaoks on oluline, et tal oleks lõbus, et ta saaks miskit, mida kas kool talle ei anna või mida ta kuskilt huviringist ei leia. Ja me läheneme talle läbi selle, et pakkudes talle midagi, kus tal on äge kogemus, ta tegutseb koos inimestega, kes on tema vanused, kes mõistavad tema olukorda ja siis läbi selle me lihtsalt toome sotsiaalse ettevõtluse ja teise keelelise taustaga noored juurde. Just Martin Luther King juba Ameerikas omal ajal rääkis ju tegelikult, et sul ei ole valgeid või mustasid, kuivõrd sul on lihtsalt inimesed. Otsime, et kõigis on mingisugune ühisosa ja läbi selle avastame üksteise võimeid. Ühel aastal oligi see, et algul noored, kui nad päeva alguses tulid, kui meil siis avasündmus on, siis on ikka seda, et kas mu see tiim on päris see ja et oleks tahtnud natuke teiste liikmetega olla, aga läheb tund-kaks mööda, siis on mingi, et parim tiim üldse, kus olla, nii et kui lood hea keskkonna, siis inimesed õpivad igasuguseid asju ja teevad suuri tulemusi. Ka paljud, kes meil korraldajad on, nad on tulnud täpselt sellepärast, et neil on siin võimalik maailma muuta ja ka mind kõnetas väga just see praktikakuulutus, mille peale ma Selvi tulin, oli, et 7 põhjust, miks maailma muuta. Aga selge see, et maailm muutub ainult läbi selle, et sa ise muutud, et see on see sõnum, mida me viime nooreni, aga lõpuks, mida me aitame teha, on tal enese areng. Hea lugu selle osas on üks Mihkel kulturistiks tahtis saada ja tahtis võistlustele minna, aga tuli kas vigastus või midagi tal juhtus, ta ei saanud minna ja sattus mitte just kõige paremasse seltskonda, tegi natukene pättusi ja nägi kuulutust, miski teda kõnetas. Oli see hea poisi seeme seal endiselt olemas, tuli programmi ja see, milline muutustest on läbi käinud. Üks näide on näiteks Polina. Ta on meie kõige aktiivsem osaleja läbi aastate ja kui ta esimene kord jõudis, ta oli niivõrd häbelik, et ta ei julgenud esineda ja ainuüksi mõte sellest pani ta higistama ja värisema. Kuni praegusel hetkel tal on endal startup, ta on ülikoolis, ta on aktiivne, üks väike projekt on hea seemne idanema pandud, et need taimed kasvavad ka hästi, me samamoodi. Taust on mingil määral kirev, teiselt poolt on üsna harilik noore taust. Alates 8. elueast ma mängisin jalgpalli. Eesti mõistes ma olin professionaal. Kui see tee oli otsa saanud, ma olen väga lahtise peaga, mul meeldib alati palju lugeda ja võtta asjadest maksimum, siis ma hakkasin palju Erasmus pluss projektides käima. Olin Tallinna linna noortevolikogus aseesimees ja enda üliõpilasnõukokku läksin. Ma tegin praktikat siin ja käisin vahepeal Ameerikas raamatuid müümas, tulin tagasi. Sain siis Jaaniga, kes mu see praktikajuhendaja oli, uuesti kokku ja nädal-kaks hiljem helistas, ütles, et saame uuesti kokku, pani mulle selle paberi ette ja niimoodi see Changemakers alguse sai ja see projekt sai alguse ja meie eesmärk on lihtne, et noored looksid seda positiivset mõju ja nad oleks siis need maailmamuutjad ja maailma parandajad siin, et kuidas iganes me saame neil seda võimalikult palju aidata, see on meie missioon teha ja visioon on et ikka miljon tuleks neid vähemalt.